Nii, üks minut on küll aeg. Kes meil Jüri pole vastanud? Jüri ei ole vastanud. Kirjutas küll, et... Ta oli sees, ta eile, või tähendab täna läks sisse küll. Ja praegu Olav Meelis, aga Meelis ei ole ka Meelis ei ole endast märk andnud. Siis ei ole. Kui 13. Lahkumine. Süsteemis oli vastanud. Helju Rasta. Ta ei ole liitunud ka. Nii, siis on Helju Rasta. Kreet. 3. Ühesõnaga. Nii. Kas kõigil on ilusti hääl kuulda? Väga hästi. No, lugupeetud volikogu liikmed ja külalised, ettekandjad. Et nagu te näete, siis tänane volikogu istung on oma korraldusliku poole pealt erinev eelnevatest istungitest. Seda siis selle koroonaviiruse levikuga ja eriolukorra välja kuulutamisega. Ja eriolukorra kitsendused on korraldustega kehtestatud, aga volikogu istungite kohta ta otseselt ei käi, sellepärast et on antud erisused volikogu istungile. Aga ja samas on ka öeldud, et volikogu peab oma töövorme siis muutma ja rohkem elektrooniliselt teel oma istungeid läbi viima. Heli kadus ära või? Minu hääl kadus ära. 1. Kuuleb väga hästi. Nii, kas nüüd on kuulda? Hallo? Nüüd on kuulda? Väga hea. Nii. Hästi. Läheme siis edasi, et kõik volikogudele antud soovitustest lähtudes siis ongi meil tänane istung selline, et osad volikogu liikmed, kes ei saanud puhttehniliselt vastu võtta või soovisid kohapeal olla, on meil siin. Elbe Tull, Eha Polluks, Raivo Heinmets, Jüri Šipilov, Kaido Kentem ja Riivo Kiur. 2, 4, 6 volikogu liiget on kohapeal ja hetkel selle Microsoft Teamsi see on 13, nii et on 13. Nii et meil on praegu 19 volikogu liiget. Vabandust, 7 on koha peal, koos sinuga. Ei, ma olen siin. Sorry. Ja, mul on siin kirjas. Nii et 19 volikogu liiget. Võivad olla muidugi ka teised, sellepärast, et need 2 siis võivad vastata otsuse tegemise lehe kaudu. Et siis, kui nad selle saadavad volikogu istungi ajal või hiljemalt pool tundi peale istungit, siis nad on ka registreeritud osavõtjateks. Nii et meil on selline
mitmekesine osalemisvõimalus. Ma nüüd, kuidas ma need failid tiima kätte saan siin? Kus koha pealt ma need failid saan kätte? Lähed sinna, kus on Wiki. Wiki. Ja meil on huvitav. Jälle, huvitav, et see mikrofon läheb iseenesest välja. Siit. Et volikogu kutsega saadeti teile ka osalemis- ja otsustusleht. Ma arvan, et kõik te vaatasite selle üle, eks ju. Et seal siis need, kes on kodus, saavad teha oma otsuse päevakorra esimese 3 punkti kohta. Seal on ka see markeering on nendel lehtedel peal, kus tuleb midagi muuta, kas siis oma nimi kirjutada ja otsustused, kas poolt või vastu või erapooletu. Ja siis peate selle lehe digitaalselt allkirjastama ja saatma selle lehe peal olevale 2 aadressil selle istungi ajal või siis pool tundi peale istungit. Ma usun, et see pool tundi peale istungit on teie jaoks piisav aeg. Saate tehtud. Jah, väga hea. Nii, siis päevakorras on meil täna 5 punkti. 6 päevakorrapunkti, esimesed 3 on otsustamise punktid, kus tuleb otsus teha ja 2 järgmist punkti on finantsjuhi poolt ettekantavad punktid eelarve täitmisest ja muutmisest, mille võtame informatsioonina teadmiseks. Seal ei ole vaja otsust teha. Ja siis viimane punkt on informatsioon. Nii, kuna tänaseks ei ole laekunud ühtegi ettepanekut, nii nagu ma soovisin saada, siis ma eeldan, et päevakord jääb selliseks, ettepanekuid ei olnud muutmiseks, täiendamiseks või vähendamiseks ja muid ettepanekuid, küsimusi ka ei tulnud ettekandjatele eelnevalt. Siis võib alustada päevakorra esimese punktiga. Kõik on nõus? Ja. Päevakorra esimene punkt on... Nii, kas keegi ütles midagi? Nõus öeldi. Nõus. Hästi, aitäh. Ei kuulnud hästi. Aitäh. Sa peaks päevakorda mitte kinnitama. Ja, sellega me kinnitasime. Okei, selge. Teie, kes te siin olete ka sellega nõus. Ja siis on päevakord kinnitatud. Nii, aga kas te näete seal praegu neid faile ka? Saate vaadata? Või ma panen selle... Põhimõtteliselt saab igaüks failid ise enda lahti võtta. Ja. Nii. Keegi ei näe seal või? Jaa, Elju ei näe. Elju, sina oled ka või? Väga tore. Jaa. Nii, 20 on registreerinud. Fail võtta. Jah, just. Jaa, ma võtan kohe lahti. Nii, Tiima, kus kohe ma selle nüüd siit sellest näen? Viki all on kõik. Nii, oota, Sirvi, selle all. Nii, ei ole.
Ei ole see. Kaido, sa oled, selles ei ole palju. Ma ei leia praegu hetkel seda. Sina nendele ei peagi lahti, et nad võtavad igaüks ise lahti endale. Ei, ma saan siia ette kuvada. No, meile saad sa tavaliselt lihtsalt oma faili sellest võtad ja ongi kõik. Miks need siin tööl on? Siin. Jaak. Oi, oleks nüüd 2 arvutiga teha seda, siin oleks olnud siin. Ma väga vabandan selles osas, et see võtab aega, kuna ma kasutan ka seda esimest korda. Nii nagu mõni teine ka, et ma ei ole nii. No. Aga tee arvutist lahti, võtta endal kust. Ei, aga töörühmad. Miks? Siin, leidsin. No? Töörühmade juures. No, see failid. Nii, failide all, täpselt. No, seda ei peagi neid nägema selleks. Jaa. Mitu pead on ikka mitu pead. Nii, nüüd ta tuleb lahti ja võtame esimese muusikakool. Punktina muusikakooli. Ma arvan, et ma panen praegu teile lihtsalt selle eelnõu siin. Nii. Nüüd annad sõna. Nii. Ja nüüd tuleb sõna anname haridusjuhile, kes tuleb, räägib Kunda muusikakooli ja Aseri muusikakooli ümberkorraldamisest. No nii, tere siis kõigile, ma loodan, et te kuulete mind kenasti, eks ole? Et ma räägiksin siis lühidalt sellepärast, et kogu materjal on teile juba saadetud ja te olete kindlasti selle põhjalikult läbi töötanud. Et meil on siis tõesti Kunda muusikakooli ja Aseri muusikakooli ümberkorraldamine. Ümberkorraldamine seisneb siis ühise juhtimise alla viimises ja liidetakse siis Aseri muusikakool ja Kunda muusikakool. Uueks muusikakooli nimeks saab Viru-Nigula valla muusikakool. Miks me praegu seda teeme, on lihtsalt sellepärast, et 4 kuud enne uut õppeperioodi, ehk siis uut septembrikuud, peaks meil olema kogu dokumentatsioon korras ja tuleb hakata teavitama lapsevanemaid ja kõiki asjast huvitatuid. Sellepärast peaks praegu selle otsuse ära tegema. Kas keegi tahab minu käest midagi küsida? Mina küsin seda, kas on seda ka mõeldud, milline struktuur jääb? Struktuur on üle kirjeldatud seletuskirjas. Väga täpselt. Okay, selge. Jah, et kogu ülesehitus, õpetajad jäävad kõik samaks ja on juurde tulnud siis see õppejuhi koht, mis on praegu Aseris. See on küll väiksema koormusega. Kunda muusikakooli on tulnud juurde juhi abi, aga see oli juba struktuuris enne ka olemas. Okay. See koht. Et lisaraha see vallalt ei võta, see ümberkorraldus. Et põhimõtteliselt jääb siis niimoodi, et Aserisse jääb oma õppejuht ja Kundasse oma siis? Kundas peab direktor sellega toime tulema, tal on abiks juhi abi. Selge. Ja, aga Aseris õppetööd aitab korraldada õppejuht. Küsime üle, et kas te kuulete praegu ilusti? Küsimusi ka, mis? Väga hea. Ja läbi on arutatud siis kõikide sihtgruppidega, lastevanematega, hoolekogudega, õpetajatega ja viimasena arutasime siis hariduskomisjonis, kes andis ka heakskiidu. Õnneks jõudsime hariduskomisjonis enne teha ära, kui tulid sellised rangemad meetmed, nii et nende otsus on meil ka olemas. Nii, kas kaugel olijatel on küsimusi? Ei ole. Ei ole.
nüüd ma olen vähemalt poolt ei kuulnud, ilmselt siis teised ka ei, kõik on selge? Ei ole. Ei ole? Nii, siis on otsuse tegemise aeg. Ma korraks näitan kodus olijatel veel kord seda faili otsuse tegemise kohta. Nii, oota. Kuidas ma nüüd selle saaksin teemale? Aga Priivo, kas otse ei saa mind hääletada? Ma ei saa hääle järgi eristada sedasi. Ma ise eristan. Ei, nii, üks hetk. Meie hääletame ära, sealt võib igaüks öelda oma nime ja hääl, on kõik, loogika järgi. Kas on kõik sellega nõus? See on piisab. Kas on kõik sellega nõus? Siis, kui kõik on sellega nõus, siis teeme sedasi, see on ilmselt lihtsam. Aga juhul, vaadake juhul, kui siin praegu ma ei tea... Kuidas? Mina tahaksin selles mõttes sekundeerida, et sellist tüüpi hääletamise läbiviimine on ikkagi keeruline. Nagu te näete, meil on suur osa nendest veebiteel osalejatest on ainult häälega sees, et me ei saa seda ikkagi nii täpselt fikseerida. Vältimaks tulevikus mingisuguseid vaidlusi, mina soovin ka ikkagi need hääled fikseerida, selle sama hääletamise osalejad. Hästi. Kui kõik konsensust ei ole, siis loomulikult teeme sedasi, nagu oli ette valmistatud. Nii et kodus olijad, teie panete sellele lehele oma otsuse kirja. Ja kohal olijad tõstavad praegu kätt, kas nad on selle otsuse eelnõu kinnitamise poolt. Palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 istungil kohal olijad olid kõik selle eelnõu vastuvõtmise poolt. Nii, ja siis teie panete lehele kirja. Suur tänu teile. Läheme teise punkti juurde. Praegu ma ei saa vasarat kõlksutada, sellepärast, et mul ei ole kogu kinnitatud häälte arvu teada. Aga seda siis näeb protokoll. Nii. Riho, lase see alla ülevalt. Ma sulen selle, seda mul pole vaja. Nii. Ja nüüd läheme teise punkti juurde, teine punkt oli meil Keijo Soomenti ettevalmistatud päevakorra eelnõu, kus vallavara tasuta kasutusse andmine. Võtta parem see taotlus siis. Taotlus, selge. Panen kõigepealt lasen alla. Ei. See ei anna niimoodi. No, piisab sellest ka. Ma panen kinni. No. Võtab aega failide avamine. Nii, Kunda seltsi taotlus tuleb teile ette. Võtta see Karmen, paneme üles. Nii, Karmeni paneme. Karmen, sa oled ilusti siin mul ekraani peal, aga sinu ma tõstan siit natukene eemale. Nii, no vot ei taha sa minna siia nurka. Läksid. Nii, edasi. Annan sõna Keijole. Tere ka minu poolt. Et jah, see on põhimõtteliselt analoogne juhtum nagu eelmises volikogus siis Viru-Nigula hariduse seltsiga. Et me plaanime siis
Kunda Kultuuriseltsi MTÜ poolt teha ühe taotluse, et parendada meie taidlejate olmetingimusi natukene. Ja selleks on meil on varasemalt olnud seltsi ja omavalitsuse vahel, varasemalt siis Kunda linna vahel, selline leping, millega on antud siis seltsile ruume kasutada tasuta, aga see leping on tänaseks aegunud ja kuna see uus leping vastavalt siis taotlusvooru tingimustele peaks olema vähemalt aastani 2027, siis tuleb see otsus teha volikogul, kuna see ületab eelarve aasta piiri. Ehk siis me küsime tasuta kasutada Kunda klubis olevaid laoruume, et seal siis hoiustada neid vahendeid, mida me plaanime siis selle toetuse eest soetada. Toetusvooru tähtaeg on 1. aprill, nii et kui me saame täna selle positiivse otsuse, siis me saame järgmise nädala alguses oma taotlus ära esitada koos kõikide nõutud lisadokumentidega ja eks siis ole näha, kuidas sellega läheb. Nii, kas Keiole on küsimusi? Ei ole. Ei ole. Nii? Kui pikast perioodiks siis see kasutusse andmine toimub? Hetkel eelnõusse me oleme pannud siis 31. detsember 2027 ja see tuleneb siis konkreetselt sellest toetusmeetmest, kus me plaanime toetust küsida, seal on öeldud, et peab olema siis 5 aastat peale viimase väljamakse tegemist ja see taotlusvooru viimane väljamakse võib toimuda aastal 2022, ehk siis sellest 5 aastat edasi. On veel küsimusi? Ei ole. Kas... Ei ole. Tänan. Kas saalis viibijatel on? Ei ole. Siis palun kaugemal olijad, tehke oma otsus, kas te kinnitate selle otsuse eelnõu või mitte ja pange sellele otsuse lehele see kirja. Palun siin saalis olijatel käega märku anda, kes on selle kinnitamise poolt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kõik saalis viibivad 7 volikogu liiget olid selle otsuse eelnõu kinnitamise poolt. Aitäh, tehke teie ka seal oma otsus ära. Sellega on teine päevakorrapunkt läbi. Aitäh! Aitäh ettekandjale! Nii. 3. päevakorrapunkt on, kohe ma panen teile selle otsuse eelnõu ekraanile. Nii. 3. eelnõu on määruste kehtetuks tunnistamine, kus on ettepanek tunnistada kehtetuks 5 Aseri vallavolikogu poolt kinnitatud määrust, mis praegusel juhul kas siis määruse aluseks oleval seadus on muutunud või kehtetu või siis need määrused ei kehti enam nendes tingimustes, mis meil praegu kehtestatud on, et uus vald. Need on siis Aseri valla heakorra konkursi läbiviimise kord, Aseri vallavalitsuse teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord, Aseri vallavalitsuse töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär maksmise tingimused ja kord,
siis Aseri vallavolikogu ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord ja Aseri valla elanike eelistuse väljaselgitamise kord omavalitsuste ühinemisel. Seletuskirjas olid kehtetuks tunnistamise põhjused ka kirja pandud. On küsimusi? Ei ole. Ei ole. Ei ole, aru saada. Jah, aitäh. Kui küsimusi ei ole, siis palun tehke teie oma otsus sinna otsustuse lehele, aga meie teeme siin saalis praegu hääletamise. Palun käega märkmanda, kes on selle kinnitamise poolt. Kõik 7 volikogu liiget, kes siin saalis viibivad, on selle määruse eelnõu kinnitamise poolt. Nii et määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Aitäh! Nii, kus ma nüüd siis... Kas kõik on ikka veel oma arvutite ees? Jaa, ma kell olen ees. Ahah, väga hea. Väga hea, mul on lihtsalt pilt kadunud, üldine pilt kuhugi kadunud, ma ei oska seda üles leida. Aga nüüd on 4. punkt, 4. ja 5. punkt, seda räägib meile finantsjuht, kui ma nüüd ta kätte saan ja talle sõna saan anda. Kas Egle on kuulda? Egle. Nii. Sees üldse või? Egle oli sees. Nii, ma vaatan kohe. Ta on sees. Liikmed ja külalised. Kas kuuletegi? No nüüd Egle, kuuleme küll väga hästi. Jaa. Ma tabel ka mingi ette. Jaa, ma panen Egle kohe ühe tabeli ka. Mis selle, kus mul need tabelid kadunud, töörühmas olid tabelid. Nii. Üldises. Failid. Mulle hakkab juba meeldima see süsteem, teate. Ainult, et teine arvuti peaks olema, kus teid kõiki näha saab. Suur ekraan. Jaa. Nii, see täitmise, Egle, kas see täitmise ülevaade? Just. Nii, läks. Nii, aga nüüd on sedasi, et ta on vist ilmselt liiga suur. Ei ole, lase väiksemaks, keera vasakult. See valge niuta sinna. Õige Kaidi. Täheks. Nii. Egle, võid alustada rääkimist. Tere kõigile ka minu poolt veel kord. Lase siit külje pealt ülesse, paremalt üleval. 2019 oli üpris raske aasta. Palju sai tehtud, palju oli uusi asju, mida õppisime seoses tekkepõhisusega. Jah, võtta seda veel vasakule. Ja palju asju õppime veel siiamaani. Alt lase vasakule. Aga üldine pilt on võrdlemisi hea. Õpetasime üpris heade numbritega. Seal on muidugi omad põhjused ja suuremad asjaolud väljatöötamised on järgmised, et eelarves kajastub põhimäära amortisatsioon ei kajastu puhkuse reservid ja erinevad korrigeerimiskambid. Ja seal pidame need asjad ka ilusti vaata. Ma vahepeal küsin, kas mind on just kuulda. Natukene
väikese viitega ja pildi suhtes tuleb. see oleneb interneti kiirus. Aga ja kohati nagu hakkib, aga aru on saada. Võib-olla lähed mikrofonile natukene lähemale. Ma ise kuulen ka oma heli nagu vajaga. No aga see ongi sellepärast, et tuleb kõrvaklappi. Nii, nüüd on parem, nüüd oli parem juba. Räägi edasi. Hästi. Aitäh. Aga ma väga pikalt ei räägikski selle täitmise kohta, et pigem vastaksin küsimustele. Nii, kas eelarvekomisjoni esimees Allar Aron tahab paar selgitust öelda ka eelarvekomisjonis arutatu kohta? Jaa, lühidalt, jah. Allar, sind ei ole kuulda hästi. Ei tule midagi arusaadavat läbigi. Esitage parem küsimus. Nii. Hästi, Allar, kahjuks sinu kõne oli väga halvasti kuulda, aga nüüd teised. Kas on küsimusi? Ei ole. Jaa. Et üldiselt ma võtaks selle, kui ei ole selle eelarve täitmise kohta küsimusi, siis ma võtaks kokku eelarvekomisjoni sellise lausega, et kõik need selgitused, miks siin eelarves on need väikesed erinevused täitmise ja eelarve vahel, siis on siin antud need selgitused. Et kokkuvõttes need erinevused tulenevad sellest, et oleme läinud tekkepõhisele eelarvele üle ja mõningaid asju ei olnud võimalik selle tõttu ka ette näha. Et väga suuri altminekuid ei ole, erinevusi ei ole, aga need põhjused on kõik siin selles öeldud, selles ülevaates. Nii et ma arvan, et me võime selle 2019. aasta valla eelarve täitmise ülevaate informatsiooniks võtta ja loodame, et finantsosakond saab selle eelarve 2020 hakkama juba palju paremini. Kuna Egle ütles, et ka Rahandusministeeriumis toimub pidev selle programmi täiendamine ja nad üheskoos õpivad seda. Nii et siin pole midagi teha. Olete nõus? Ja aitäh. Aga Egle nüüd viimase punkti kohta.
eelarve muudatused 2020. Ja oota, ma panen selle faili ka ette. Nii. Kas selleks paneme seletuskirja? Jah, see on kõige parem. See on või? Nii. Võin alustada. Alusta palun. Eelarve muutmine praegusel kujul on tegelikult vallavalitsuse pädevuses, aga kuna tegemist on sellise olulise plokiga nagu investeeringud, siis otsustasime eelarvekomisjoni esimehega ja vallavalitsusega, et kõigepealt tulema info korras volikogu ette ja näitame, mis on need plaanid. Investeeringutes on selline plaan, et kuna Koidu tänav investeerib, sai aasta lõpus üks osa tasutud, mille tõttu eelarves võib seda summat vähendada ja olnud uusi investeeringuid, mis on vaja kiiremas korras ära teha, siis asendasime ühe investeeringu teistega. Tegemist on erinevate päästmete budžetitustega, millest meil pääsu ei ole. Ja tegeleda tuleb need kiiremas korras. Ja need investeeringud oleme valgvalitsuse ametis valdkonnajuhtidega paiknenud. Et ei ole need minu otsustatud, ei ole valgvalitsuse, vaid neid on rohkem, kes on see tabeli kokku andnud. Kas on mul küsimusi? Kas oli arusaadav see plokk, mis seal seletuskirjas oli? Üks hetk ma kohe panen tagasi selle. Meil Kaie läks vist välja ja ma ei oska teda praegu kohe tagasi panna. Aga kas tohib küsida vahepeal? Jaa, palun küsi, jah. Ma küsin siis niimoodi, et vallavalitsus nüüd koostab siis korrektselt lisaeelarve ja tegevust mitte jagtada, kui volikogu on lisaeelarve heaks kiitnud. Tegemist ei ole lisaeelarve, vaid eelarve muudatusega, kuna volikogu poolt kinnitatud eelarvet sellisel kujul ei muudeta, vaid muudetakse tegevusalade eelarveid, mida tuleb volikogu kinnitada. Tegemist on eelarve muudatusega. Okei, aitäh. Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole. Tähendab, muudatus toimub selle eelarve, kinnitatud eelarve sees. Ma panen korraks selle, ma ei saa Kaiet sisse praegu lülitada, kahjuks. Ma ei oska seda teha. Meili teil on ta ühe. Ja, seda ei saa praegu teha, siis peab kõik kinni panema. Ei ole siis vaja. Mis see? Paretus. Nii. See, jah. Et nüüd on see
lisa 1, mis näitab, kus koha peal selles kinnitatud eelarves need muudatused tehakse. Nii et üldsummaliselt ei muutu eelarves midagi, tuleb lihtsalt investeeringute rahades tuleb muudatus teha. Egle, kas on õige? Just. Nii et teede ja tänavate korrashoiust 122 600 jaotatakse majanduskeskusele 82 200 ja siis Aseri koolile 25 400 ja Vasta koolile 15 000. Need, mis investeeringud tehakse. Aga eelarve üldsummas jääb samaks. Kas kõik on rahul sellega? Jah. Rohkem küsimusi ei ole? Ei ole. Aitäh. Aitäh, Egle. Ma lahkun nüüd vist vestlusest. Ja Taega. Ole terve. Jah, ole terve, Egle. Hoia ennast. Nii. Ja viimane punkt on informatsioon. Kõigepealt siis informatsiooniks, et see kutse, mida ma praegu teile siia ette panin, on meie sõprusvallast Karviast, kes kutsub augusti lõpus endale külla ühele üritusele, ma ei tea praegu hetkel, Keijo, mis see Suo soikon on? Ma küsisin seda täpsustust, aga nad sain vastuseks ainult selle, et nad saadavad selle edasi inimesele, kes sellega tegeleb ja see inimene ei ole mulle veel vastanud. Et minu küsimus lähtus eelkõige sellest, et kuna oli kutsutud ka esinejaid, et siis keda neile pakkuda, aga kuna meil on vastus saanud, siis ei oska ette öelda. Nii et Keijo tegeleb esinejatega ja meie poolt oleks siis esindajate delegatsiooni, mille suurus on 10–12 inimest. Nii et... Ei ole, tule ajal just 4 inimest, 10 on need esinejad. Esinejad on 10 ja meid on 4. Aga siin ei ole seda öelda. On küll, tekstis on kirjas. Esinejate ja ametliku delegatsiooni suurus kokku. Kokku, jah. Okei, selge. Okei, võib-olla on teine info. Nii et palun, kes soovib Karviasse tulla sellel ajal, siis võib avaldada soovi. 4 inimest. Kuidas? 4 inimest. Jaa, ei no ma arvan, et rohkem võib-olla ei olegi. Ei, mis on ees ja 4 inimest. Vallavanem ütleb, kes ees see mees. Nii et see on ka teil materjalide hulgas, nii et see on see siin samas selles infomutter oli. Ja, nii et kes ees see mees, kes soovib osa võtta. Kas on küsimusi? Ei ole. Meil on istungil, te kindlasti olete tähele pannud juba, et meil istungil on vallavanem ka. Vallavanem vastaks meeleldi teie küsimustele. Nii, kas on küsimusi? Nii, Koit Oras, palun. Et nendest olen lugenud, et Kundas on suuremad koondamised käsil nii Nordic Cementist kui veel, et kas see hakkab mõju avaldama ka meie valla eelarvele, arvestades ka praegu korda, et kas peaksime hakkama aktiivselt eelarvega tegelema ja kokkuhoiukohti otsima? Järgmine aasta, mitte varem. Tere päevast ka minu poolt kõigile. Kindlasti avaldab see meie valla eelarvele mõju ja see avaldab järgmine aasta, see aasta ei avalda.
sellepärast et koondamisrahad ja need tulevad see aasta kõik ära. Eks meile avaldab siin kõik mõju, tähendab, ega siis ei ole üksi Kundas, vaid siin hakkab ka veel allasutustes minema. Nii et tegeleme selle asjaga ja tänagi vaatasime eelarvet ja vaatasime ka oma maja siseseid ressursse, mis teha inimestega, kes ei tööta praegu. Nii et tegeleme sellega päris tõsiselt. Ja kui ma korra juba siin olen, siis ma palun teil kõigil väga mitte väljas käia, mitte üle 2 inimese koos olla, välja arvatud perekonnad ja jälgida seda, mis riigi poolt tulevad suunitlused ja vaadata ka neid, mis toimub lastega, sellepärast et lapsed ei suuda olla kodus ja paljudel on ka teistpidi depressioon tekkinud, et vanemad lähevad tööle, jätavad nad koju vaatama nooremaid ja seal tekivad probleeme, et on esimesed tõsisemad probleemid meil maakonnas juba lastega. Et sellepärast, kui te ringi liigute ja vaatate, siis jälgige, kas ei ole depressioonis lapsi, depressioonis inimesi teie kõrval. Et see oleks väga suur palve. Ja homsest teeme ka mõned rühmad, kus 2 inimest valla ametnikest hakkavad liikuma nii Aseris, Viru-Nigulas kui Kundas ja jälgivad, et lapsed ei oleks koos seal Siseministeeriumi palve. Ja praktiliselt üle päeva on meil kriisikoosolekud, kus toimuvad Ida-Viru, Lääne-Viru omavalitsusjuhid, riigiametnikud. Ja see informatsioon, mis peab tulema, läheb kõik allasutusjuhtidele edasi ja nemad on kursis seda oma inimestele andmisega. Aga palun jälgige kõike seda, mis on nii valla kodulehel üleval ja Facebookis ja pidage nendest asjadest kinni. Et see oleks praegu minu kõik. Ja. Mul on ka küsimus, et praegu on olnud selline, kus Päästeameti kaudu tuleb meile info, et kuhu vajab abi, et saaks niimoodi, et oleks valla ja NATO veel otse suhtlemine, mitte Päästeameti. Kindlasti me ei saa kõik infot andas, kõik info on ainult valla siseseks kasutamiseks ja ma sealt võtan välja, kellele mida annan. Ja Päästeamet... Ma ei mõtle mitte info jagamist, vaid koostööd teha, et vabatahtlikud päästed on juba selleks, et nende abi kasutada. Aga praegu on niimoodi, et Päästeamet küsib meie käest, kas meie saame KOV-il on abi. KOV peaks ju või saab ise meie poole pöörduda, kui neil on abi vaja. Seda on küsitud kõigilt, on küsitud Päästeameti, vabatahtlikelt, on kaitseliitlased, kodutad ja selles mõttes, et seda on küsitud, kellel vaja on ja need lihtsalt täpsustavad praegu neid, kellel on võimekus. Kui on abi vaja, siis me kindlasti küsime nii otse teie käest, aga praegu meil vallal ei ole selles mõttes abi vaja, et meil saavad sotsiaaltöötajad hakkama selle pakkide koju viimisega ja vanuritega, mis on vaja. Meil on nimekiri olemas. Ainukene, mis ma teil kõigil palun, et väga palju on inimesi, kes peaksid istuma kodus karantiinis praegu ja tegelikult nad liiguvad. Ja sama juhus oli näiteks täna, see inimene, kes rannul on, peaks istuma kodus karantiinid, saadi täna kätte Rakvere Rimist. Ja politsei võttis ta maha sellepärast, et teised inimesed nägid ja helistasid politseisse. Ja kui teie teate ka kedagi, kes peaksid istuma kodus karantiinis, siis palun andke sellele politseile teada sellel numbril, mis on üleval. Suurepärane, aga vähemasti teate, et asuvad vabatahtlikud on olemas. Me teame seda kogu aeg, nii et sa ei pea selle pärast muretsema. On veel küsimusi? Ja, palun. Ühest on väikse ajaviivitusega siin raske on küsida. Et meil kõigil on praegu selles keerulised ajad, et lapsed huvitegevusest osaleda ei saa, samamoodi täiskasvanud. Minul on nüüd info, et vald on peatanud lepingud huviringide läbiviijatega vähemasti eriolukorra ajaks. Samal ajal tulete siselapse
kultuuri ja kõigi teimidele. Keive tuleb minu kohale, vastab selle ära. Jah, osaliselt saan mina vastata. Et see, mis puudutab nüüd konkreetselt vallaeelarvest makstavaid tasusid, siis selles osas tõesti me oleme hetkel need peatanud. Ja siin on 2 põhjust. Esiteks, kuna tegevust ei toimu ja teiseks, kuna meil näiteks ka eelnevalt kõlanud teemaga seoses, eks ole, väga konkreetne suunis, et vaadata üle kõik kohad, kust on siis võimalik sellel aastal kokku hoida. Aga huvihariduse koha pealt suhtlesin selle nädala alguses Eesti Noortetöö Keskusega ja seda saan öelda, et mis puudutab nüüd lapsevanematele makstud toetuseid huviringuses osalemiseks, siis neid me tagasi ei küsi. Need kõik, kellel on toetus makstud välja perioodis jaanuar kuni mai, siis enamus nendest tegevustest tegelikult toimuvad edasi, neid teenuseid pakutakse veebi teel edasi, aga mida ka ei pakuta, siis ühesõnaga, et me lapsevanematelt me ühtegi toetust tagasi ei küsi, kuna tegemist on riigi rahaga, siis riigi poolt on tulnud täna sõnum, et me võime seda jätta need toetused nii-öelda välja maksmuks. Et see vast on positiivne, jah. Aga mis puudutab nende käsunduslepingute peatamist, siis jah, tõesti, kuna hetkel tegevust ei toimu, tegevust on peatatud, siis kulust tuli kokku hoida, siis hetkel me käsunduslepingut ka nüüd sinna viimaseks kuuks tõesti peatasime. Äkki Einar uuesti kommenteerib seda, et mis see tuli on, et meil on vaja neid kulutusi nii kokku hoida. Sest ega need nullkümnendajate tasud ei ole ja isikutel võiks nendest abi olla raske aja. Tähendab, me võtame sellise seisukoha, et kui me hoiame kõigil kokku, siis kõik samas on praegu, kes on kultuuritöötajad, lähevad puhkusele, spordikeskuses, lasteaiakasvatajad, kes tööl ei käi. Täpselt sama tuleb nendel kõigil. Ja kui on vallal suunitus hoida kulud kokku, siis kes ei tee praegu tööd, siis nad ei pea saama ka tasud. Ja põhimõte on selles, et kõigil inimestele vähemalt säilitada miinimumpalk, et sügisel oleks meil võtta inimesi, kes jätkavad tööd, nii koristajad, spordikeskuse administraatorid kui ka klubides, sellest, et see võib minna meile väga pikalt ja sellepärast tuleb meil praegu asjadega kokku hoida. Nii kahjuks on. Tuleb teha karmi otsuseid, ei saa olla alati hea. See on minu. On veel küsimus? Ja minul on, ma olen küll kursis selle teede remontimisega ja need suured tööd, mis kõik ees on, aga kas on lähitulevikus ka plaanis neid, no ma pean silmas praegu Lontova sadama teed, neid löökaupusid kirjustikuga täita? Ja kui ilmad lähevad soojaks ja öösse oleks soe, et maapind enam jääs ei ole, siis me hakkame sellega tegema. Aseli juba käib selle remontimis? Ja meil eile teisab. Tegi juba ju. Eile jah. Täna oli ka. Nii, on veel küsimusi? Katjan liiknud. Mingi tahab tänast mõtet terviseameti ja uute partnerite õppimise aeg. Tahan küsida, kas Aseli peab vasta koole või on Aseli, kas nad kuuled rahul sellega? Kas see on kooli toiduga või millega rahul? Kooli toidupakkidega jah vist. Kooli tervishoid. Kooli tervishoid. Aga lapsed on kodus, on distantsõppe. Direktor on siin praegu vastab, et kõik on selles aseris korras. Kes tahaks nad sõiduvad kundas? Kuidas teil perearstiga? Väga hea, perearst käib koolis, tal on oma kabinet olemas, teeb oma tööd nii, nagu ta peab tegema. Kuulsid, et aseris on nagu kõik kontrolli all, pole mingi probleem.
probleeme küll praegu, mina ei näe. Eks mina kuulen probleemidest, siis kui nad minuni jõuavad, aga minuni pole need probleemid jõudnud. On veel kellegi midagi? Koit vaatab nii kahtlaselt sealt üle prillide. Kuidas su Koit on, midagi tahad küsida? Selge. Olgu siis kõik head teile ja hoiame nendest eeskirjadest kinni, mis meil riigi poolt tulevad ja täiendused ka valla poolt. Saad. Nii, nüüd ma korraks vaatan, kes juba on jõudnud mulle need otsuste lehed saata. Ma juba vahepeal nägin, et osad on juba teinud. Nii, Kaido Veski, Koit Toras, Jelena Fjodorova. Nii, kolm vastuste lehte on mul olemas. Et olge hea, tehke see vastuste leht ära ja saatke mulle, nii, praegu on, kohe saab kell 6, et ma loodan, et te poole tunni jooksul jõuate kõik selle vastuse lehe mulle ära saata. Kas te kuulsite, oli minu hääl kuulda, jah? Nii, aga ma tänan teile seal kaugel, kes te olite, osalesite. Minu meelest läks rahuldavalt. Mis on arvamus? On? Kas läks asja ette praegu see esimene kogemus? Käib ka. No vot, see ongi, see ma ütlen, et rahuldab. Et küll ma õpin juurde ja siis saame teinekord palju ladusamalt seda istungit läbi viia. Ma arvan, et siin järgmised 2 istungit tuleb kindla peale teha sellisel moel. Aga loodame, et mai lõpuks on ikka see viirus ka taandunud, kuigi ma ei ole nii optimistlik selles osas. Aga loodame kõige paremat. Nii et järgmine volikogu istung on meil, peas ei ole, 30. aprill, kui juhtub, et on vaja kiiremalt midagi otsustada, siis selliseid elektroonilisi volikogu istungeid on võib-olla kergem ka tihemini pidada, aga ma ütlen, et järgmine volikogu istung on 30. aprill, korraline. Veel kord, suur tänu teile, suur tänu kõikidele, kes siin on, olge terved, hoidke oma tervist ja küll see koroonaviirus ka taandub. Palun saatke siis oma vastuse lehed mulle ära. Aitäh teile, sellega on volikogu istung lõppenud, kõike head teile, palju tervist kõikidele. Aitäh. Punased tindid käe või see